alkoholist loobumine ja fear of missing out. Väga hea teema, mida arutada siin teiega sellel ajal, kui käib kampaania septembris ju. Miks ma seda teen? Tere! Miks ma seda teen? Sest joomine, alkoholi joomine oli arvatavasti üks suurimaid takistus, kuidas siis enda vaimne tervis uuesti tagasi kontrolli alla saada. Ja sellega seoses, alkoholist loobumisega seoses siis käisid igasugused mõtted läbi peast, et mis ma siis üldse tegema hakkan, mis siis saab, kas ma jään äkki millestki ilma, äkki ma ei oska enam lõbutseda, äkki ma ei oska enam lõõgastuda kuidagi, äkki ma ei saa enam magada, äkki mis siis saab, kui tuleb uuesti ärevus näiteks peale, mis siis saab, kui tuleb uuesti paanikahoog peale, et hästi sellised erinevad mitmed küsimused kogu aeg käisid peast läbi sellel ajal, kui ma jõin ja samal ajal ka siis, kui ma olin teinud selle otsuse, et hea küll, aitab küll natukeseks. Mul väga hea meel, et sa oled täna siia jõudnud. Kindlasti, kui sa kuuled midagi, mis näiteks kõnetab sind, siis küsi, räägi kaasa, viska kommentaare. Ja kui sa tead kedagi, kellel võiks sellest laivist väga jõhkralt kasu olla, siis jaga talle selle edasi. Kui sa satud siia esimest korda, viska pluss ka, siis näed minu kõiki ägedaid videoid ja oled kursis, kuidas depressioonist välja saada ja kuidas ärevushäire siis kontrolli alla saada. Tere kõigile, mina olen kogemusnõustaja Silver. Tere kõigile vastu, kes siin samamoodi tervitavad. Plaanin kuskil circa 30-40 minutit olla laivis. Kindlasti pussi südameid. See aitab sellel igal poole jõuda. Nagu öeldud, sai alguses alkohol arvatavasti oli minu üks põhivaenlaseid selle teekonnal, et saada siis depressioonist välja, et saada ka siis ärevushäire kontrolli alla ja miks see tundus nagu nii lihtne lahendus, et kui tunned ärevust, kui tunned paanikat, kui on lihtsalt halb tuju, siis miks tundus nii lihtne ju võib-olla oligi see, et see oli lihtsama vastupanu teed minemine, et selle asemel probleemiga tegeleda oli lihtsam lahti korkida õlle ja lasta see endale sisse. Gretelis ütleb, et ta oleks peaaegu paanika ja ärevusega kokku kukkunud. Mul väga hea meel, et see oli peaaegu, et see siiski tõeks ei saanud. Ja tšau ka sulle, Elis. Ja aitäh Meri Must, et mind followsid. Äge. Südamed tuksuvad ääres. Väga vinge. Üleüldse depressioon, ärevushäire, need on tegelikult ühed õudsemad asjad, mis inimesega üldse juhtuda saab. Esiteks sellepärast, et see halvab sinu keha, eks ole, ja samal ajal ka ärevushäire tekitab nii palju hirme, et iga asi, mis võib-olla muutub äkki mingi valu kehas, on kohe paanika ja on kohe selline mis nüüd saab, kas ma suren ära, kas ma olen surmavalt haige või mis iganes, eks ole, selle juurde käib. Ja võib-olla ei saa enam nendest keskkondadest osa võtta, kus varem käisid probleemi vabalt ja tahaks lihtsalt põgeneda selle ebamugavustunde eest. Laura, väga hea küsimus, kuidas siis saab üle ja kuidas võidelda ilma antidepressantideta? Kohe jõuame sinna tegelikult. Üks asi, kuidas siis üle saab, on see, et nagu vaimne tervis, kui on nagu käest ära, kui on depressioon ja ärevushäire, siis alkohol ja joomine ja üldse, kui sul on vaimne tervis pekkis, siis neid ei käi üldse nagu omavahel kokku. Selles osas, et see võib tunduda ajutiselt hea leevendusena, perspektiivis võib ta sulle kordades rohkem kahju teha ja see ongi see point, mis käis ka mulle endal peas läbi, et aga kui ma nagu lõpetan, mis siis saab, et kas ärevus tuleb tagasi, kas see paanika tuleb tagasi, äkki ma hakkan üldse ilma jääma ja see on, need mõtted ajavad hulluks, võivad ajada hulluks lausa. Ja
ja küsimus ongi see, mida endalt küsida, et kuidas saada tervemaks, kuidas saada depressioonist välja, kuidas ärevushäire enam ei segaks sinu elu. Siis ongi see, et kas ma lükkan oma paranemist igapäevaselt edasi, ehk siis kui ma tunnen ärevust, siis ma hakkan jooma, või on see, et ma lähen oma ärevusele, ma luban sellel juhtuda, ma vaatan, mis saab. See on ebameeldiv, see on täiega ebamugav, see on vastik isegi selles osas. Ja see valgus seal tunneli lõpus võib olla see just, et see sulle seostub, et see ärevus võib-olla ei olegi mingisugune terviserike, vaid tegelikult on see mingine deep down põhjus, mis seda üldse esile kutsub ja mis tekitab seda kehva enesetunnet. Aga ikka need mõtted, ma otsustan oma vaimse tervise korda saada ja näiteks kui ma olen oma vaimset tervist turgutanud näiteks alkoholiga, et mitte tunda ärevushoogu, mitte tunda paanikahoogu. Kleebitud kirves, aitäh, et share'isid laivi. Sa oled hea inimene. Ja kui loobuda alkoholist nagu päeva pealt, et mis siis saab? Et mis siis juhtub, kui mul tulevad sümptomid? Mis siis juhtub, kui mul tuleb paanika? Äkki ma ei saa hakkama sellega? Äkki see mitte joomine on liiga suur, äkki ma ei saa hakkama? Mis siis saab, kui teised suruvad, et mis üks jook teeb, et see hirm olla üksi järsku, hirm jääda oma seltskonnast võib-olla kaugemale, sest kui sa otsustad ise mitte juua, siis üldse, et kas sul on pointi kaasa minna nendega, kui midagi toimub. Ja mis siis saab, kui ma hakkan uuesti jooma? Mis siis saab? Et kui ma ütlen, et ma ei joo ja siis ma hakkan uuesti jooma, kas ma vean ennast alt, kas ma vean oma sõpru alt või vean oma pere või tuttavaid, keda iganes alt. Et sellised mõtted käisid ka endal läbi. Gretelis ütleb, et tuli paanika ja ärevus välja mitte kuskilt, lugesin raamatut ja kuulasin muusikat vahetumis. Täpselt nii on mõnikord, et see lihtsalt tekib mitte kuskilt. Esialgu tekib selline tunne. See põhjus võib olla kuskil sügavamal. Äkki sul on mingid asjad, mis sul elus ei meeldi, äkki on olnud mingisugune ebameeldiv kogemus, äkki on mingi asi, mis sind tulevikus ees ootab või ongi see, et lihtsalt oled õppinud ignoreerima enda varusid, muresid ja siis lõpuks üks hetk see koguneb, kuni ongi ärevus või paanika. Kogemusnõustajana, kui ma olen inimestega kohtunud seoses depressiooni, ärevushäirega ja kuna mul endal pikk lugu alkoholi liigtarvitamisega, siis on mult küsitud ka Silver, kas on võimalik, et on päeva pealt võimalik nagu alkoholist loobuda. Jah on. Siin on ka mõningased agad. Kui inimesel nagu alkoholi tarvitamisega probleeme pole, eks ole, siis on nagu lihtne. Kui inimesel on probleemid, inimene joob näiteks iga päev ja ta on alkohoolik lausa, siis päeva pealt võib-olla ei ole kõige parem variant, sest see võib olla meditsiiniliselt inimesele kahjulik. Ja siin tuleb väga huvitav kommentaarid vahepeal ärevuse kohta, me selle vahele võtma. Gretelis ütleb, et õppinud alla suruma. Seda teevad väga paljud inimesed. Tegelikult just peaks rääkima sellest, kas või ise endale, et lasta seda välja just, et mitte just suruda seda alla. Hello, Piret. Ja kui inimene otsustab, hea küll, aitab, ma enam ei joo või ma ei joo näiteks ala 50 päeva või 100 päeva või ongi see, et okei, kui ma täna olin kaine, äkki ma suudan homme ka kaine, ei pane mingi kindlat tähtaega sellele peale, eks ole. Siis, no ma ise läksin seda teed muidugi, et kui mul oli joomine nii käest ära, ma jõin iga päev, ma jõudsin koju, ma tõmbasin six-packi õlut sisse juba näiteks. Ja ma läksin seda teed, et ma lõpetasin nagu päeva pealt ära. Ja siis oli see, et okei, see kaineks saamine toimus hästi järsku, ärevus läks lakke. Üldse sellised vastik tunne tekkis pähe kehas ja mingid kuumahood käisid, käte värin oli. Selgelt oli raske mõelda. Ja siis ma sain aru, et nagu, kui fucked up see tegelikult on, et ma olen nagu nii käest ära lastud selles osas, et ma otsisin sellist nagu ajutist lahendust joomise osas, aga tegelikult mu keha nagu meeletult kannatas selle all. Ja oligi üldse valgus, helid, kõik asjad, need olid nagu vastikud.
Elis küsib, kuidas paanikahoost kiiremini maha rahuneda. Üks kindlasti hea soovitus on see, et selline 5 meetod, 5 asja, mida sa näed, 4 asja, mida sa kuuled, 3 asja, mille lõhna sa tunned, 2 asja, mille maitset sa tunned ja 1, mida sa oma naha vastas tunned. Selline asi. Et see peaks olema nagu see, mis aktiveerib su ajus teise ajukeskuse ja siis tähelepanu läheb paanikahoolt mujale lihtsalt. Lihtne öelda, keeruline teha. Aga jagan teiega ühte minu arust väga head mõtet, kuidas võib-olla üldse joomine enda jaoks lahti mõtestada ja kuidas võib-olla aitab see otsus just, et hea küll, ma teen pausi või ma lõpetan pikemaks ajaks joomise ära, kuna mul on depressioon, kuna mul on ärevushäire või mul on lihtsalt eluga praegu nii pekkis, et mul on vaja lihtsalt lõpetada, muidu juhtub veel halvem. Aga siis ongi endalt nagu hea küsida selliseid küsimusi. Mis on alkohol enda olemuselt? Nii keemiliselt kui üldse, mis ta on, eks ole, ta on etanol, millel on lisatud igasuguseid maitseaineid, värvaineid, töödeldud siis sellisel kujul, eks ole. Ja siis üldiselt, kui teda suures koguses juua, on ta ju toksiline ühend. Et kui nagu nii palju seda juua endale sisse, siis on järgmine päev pohmakas. See on ilmselge märk sellest, et see nagu ei kuulu organismi. Siis küsimus vahepeal see, et mida mina arvan sellest, et alaealised joovad. Ma ei oska sellest mitte midagi arvata, sest kuna ma olen ise ka alaealisena joonud, kuna see on nii kättesaadav lihtsalt, siis ma pakun, et see põhjus ongi see, et on nii lihtsasti kättesaadav, ta on sotsiaalselt aktsepteeritav, seda promotakse igal pool, et see on lihtsalt selle tulemus, ma pakun. Aga samas ma ei saa 100% kindlalt seda öelda. Minu väga subjektiivne seisukoht selles osas. Siis, mida ma olen ise tähele pannud? Miks ma just jõin ka samamoodi, et oligi näiteks mingi üritus oli minek või kellegi sünnipäev, oli tundsid üksteist veits ärev või lähed, ma ei tea, ööklubisse või lähed mingi kontsertile, tahaks kuidagi sellisest nagu chilli vibe'i saada ja siis nagu tõmbad paar drinki sisse, siis on selline, no läheb veits libedamalt, on ju. Ja võib-olla on lõbusam ja võib-olla on üldse siukse sotsiaalsem, julged öelda, julged rääkida, julged suu lahti teha ja nii edasi. Aga minu küsimus on see, kas alkohol toob selle külje minus välja või on see juba minu sees olemas tegelikult, isegi enne joomist, et äkki ma olen nagu seltskondlik ka kainena, äkki ma olen õnnelik ja rõõmus ja naeran ka ilma joomiseta, äkki see on juba minus sees olemas. Äkki on lihtsalt see, et see mõte, et ma lähen kuskile suurde kohta, kus on palju inimesi ja tekitab mul ärevust. Äkki on lihtsalt see, et kui ma lähen sinna kohale lihtsalt, äkki seda ei olegi, äkki need head kvaliteedid just on minust tegelikult olemas juba enne joomist. See on selline mõtlemise koht. Et seda võiks nagu ise endalt küsida. Ja siis nagu selline küsimus, kas ma joon enesetunde pärast, kas ma joon maitse pärast, kas ma joon sellepärast, et mul on nii pingeline ja see on ainuke variant, kuidas asjadel lahendus leida, et üldse puhata, et välja lülitada või saan ma seda kõike teha ka lihtsalt tegutsedes, et kui mul ongi paskpäev, ma lihtsalt otsin üles, mis on see stressiallikas ja mõtlen, et kas ma saan sellele lahenduse leida kohe, nüüd või hiljem ja siis nagu mõelda selle enda peast läbi ja kui vastus on jaatav, jah, ma saan selle lahenduse, siis on ju tegelikult kõik korras. Kas joomine, kas see protsess aitab mul lõõgastuda või on pigem nagu see tegevus, et see sotsialiseerumine, see väljas käimine, üleüldse selline vaba tunne tekib, et kas selle ma saan ka niisama endal tekitada või see tekib ainult joomise käigus? Selline väga hea küsimus, eks ole. Ja siis nüüd läheb natukene sügavamaks selles osas, et kuidas joomine minu elu mõjutab. Ma ei osanud seda küsimust endalt mitte kunagi küsida. Kui mul oli järgmine päev rets pohmakas, kuna ma terve nädalavahetus joonud, siis mul oli alati see, et ma mõtlesin peale, et ma ei joone mitte kunagi, sest mul on nii kalts olla,
aga see läks paar päeva mööda, mul uus jook käes on ja kõik asi kordus, eks ole. Ja siis on see, et kuidas see mu elu mõjutama hakkab. Kas ma hakkan mingeid asju üle laskma, kas ma hakkan vabandusi otsima, et kuule, ma ei saa sinna tulla, sest mul tuli see asi meele, et tegelikult ma olen pohmas, ma ei saa liigutada ennast, sest mul on nii halb olla, ja kui ma isegi sõrme liigutaks, ma oksendaks. Ja siis on see, et kas see juba kandub edasi nädala sisse, kas ma hakkan valetama, kas ma hakkan igasugused põhjused leidma, miks ma näiteks ei lähe tööle, kooli, kuhu iganes, sõltub, mis kohustused inimesel on. Ja siis ongi see, et vaadata, kuidas joomine mõjutab minu või sinu elu, eks ole. Kuidas see nagu füüsilisele poolele mõjub? Nahk, kehakaal, siis üldse see, et kas sa oled sharp as fuck või sa oled nagu uimane, ei suuda mõelda, ärev, plahvatad kergelt, et näiteks kui keegi midagi valesti ütleb, siis kohe siuke ta ütles mulle niimoodi või ongi selline emotional roller coaster, nagu tunded käivad nii üles-alla lihtsalt. Ja kuidas see mu vaimsele poolel mõjub? Ma ei mõtle niimoodi, et kui ma teen üks õlu õhtul või korra kuus, vaid ma mõtlen ikka nagu siukest iga nädala vahetust, pummeldamist iga päevast võib-olla lausa, et kuidas see siin asjad nagu, kas avaldab mõju või see ei avalda mõju. Kui ei avalda, siis on vast okei, aga pigem ta hakkab avaldama mõju. Ja siis on see küsimus, et kas ma suudan õigel ajal nagu joon alla tõmmata, kas ma suudan lõpetada või mul läheb pikale, ma panen hommikuni välja, järgmine päev otsa ja lõpetan alles pühapäev. See on ka väga oluline küsimus, et aru saada, which drinker am I, et kas ma olen siukene, võtan paar lonksi ja siis on hästi või all in ja lõpetan pühapäeval ja võib-olla panen järgmise nädala veel otsa ka. Et need on tegelikult väga olulised küsimused. Ja siis mäluaugud, eks ole. Need on ka väga olulised selle juures, et kui inimesel on mäluaugud joomise, siis kas see on okei, kas see on normaalne, kui seda teha pika aja vältel, mis see teeb nagu long termis. See on ka üks küsimus, mida mõelda, et kas ma võiks nagu joomisest pausi teha, kas ma võiks üldse ära lõpetada. Et need on nagu küsimused, millega see orientiir võtta. Ja minu aegade lemmik, kas ma olen teinud midagi purjus peaga, mida ma hiljem kahetsen? Vastus on jaa. Ja see on see, et päris elus, mis juhtub, eks ole, sa ei saa seda tagasi võtta. Eriti siis, kui võtame näiteks chatit Snapis, Messengeris, kus iganes Instagramis, kirjutab midagi valesti, sa saad selle nagu ära kustutada, niimoodi, et teine osapool ei näe, eks ole. Päris elus, kui sa nagu tõmbad täiesti täis ennast ja mäluaugus ja teed mingeid asju, millest sul endal pole aimugi ja kuuled sellest järgmine päev, kas see on hea tunne? Nagu Ants küsib väga hea küsimus, kuidas joomine sinu finantspoolt mõjutas, kas tekkisid rahalised raskused või pigem mitte? Ma pakun, et küsimusele vastus on ikka mõjutas ja tekkisid raskused, aga mis juhtus oli see, et ma leidsin alati ettekäände joomiseks ja ma tegin seda asja ilusamaks ja ma valetasin iseendale, et tegelikult asjad on korras, kõik on timm ja jätkasin edasi joomist. Et ma pakun, et ma olin nagu sellises kohas enda joomisega. Ja olgu, eks ole, vaimse tervise juurde nagu tagasi tulla. Et see on protsess, eks ole. Kui inimesel diagnoositakse depressioon, kui inimesel diagnoositakse ärevushäire või diagnoositakse mõlemad koos, siis iga päev on uus nagu lahing iseendaga, eks ole. Et endast tuleb hoolitseda, enda vastu tuleb aus olla ja monitoorida, et kas mul on seis on stabiilne, kas mul läheb hullemaks, kas mul on kõik hästi ja ma otseselt ei pea midagi tegema. Siis üks asi, mis nagu motivatsiooni annab, on kindlasti tulemused, sest kui inimene saab dopamiini, see paneb teda veel rohkem tegutsema, sest dopamiin tekitab sellise preemiatunde üldse kehas, sa tunned ennast hästi, elu on ilus jälle ja sa tahad seda tunnet uuesti tunda, see nagu motiveerib. Ja G ütleb, kaine on olla ja juua on hea olla, mõlemad head. Täpselt nii, kui inimene suudab tasakaalus leida, nii nagu igas eluetapis on tasakaal oluline, siis tegelikult ei ole ju probleemi. Pigem on just fookus sellel,
et kui on inimesel psüühikahäire, depressioon või ärevushäire, mis on päris intensiivsed ja siis, kui inimene iga päev joob, see võib nagu nii jõhkralt damage'it teha ja ma muidugi räägin sellest puhtalt enda näitel. Aga just see dopamiini näide, et kus leida motivatsiooni, tulemused, eks ole, teed tööd iseendaga, vaatad, paremaks hakkab minema. Preemiaks saad dopamiini, enesetunne on parem ja siis otsid jälle mingi uue väljakutse, teed selle, saavutad ja jälle saad dopamiini. Aga kui on nii nagu mul endal oli näiteks, et on nii halb päev, ärevus on laes, mõtted on nii mustad ja siis mõtled, et tahaks kuidagi sellest tundest ära saada. Võtad ringi, võtad 2 ja enesetunne justkui läheb paremaks. Sellepärast, et kui alkohol siseneb vereringesse, on ka sellel selline reaktsioon, et sa saad dopamiini. Ja siis ongi see, et okei, ma jõin, mul läks paremaks, dopamiin, mul on hea olla, salvestub uus side neuronite vahel, et kui ma joon, siis mul hakkab parem. Teeme seda veel ja siis sa hakkadki nagu tahtma juua rohkem, kuna see tekitab sellise efekti, et sul läheb paremaks, ärevus justkui ununeb, depressioon justkui ununeb ja jälle on nagu mina ise olla. Aga siis ongi see, et sul salvestub pähe ära, et okei, alkohol toob lahendused ja siis ongi see, et iga kord, kui on ebamugavus, iga kord, kui on halb, iga kord, kui on ärevus, automaatselt tahad haarata selle ringi järgi. Ma ei ütle, et iga kord on nii, aga see võib nagu lõppeda lihtsalt sellega. Ja siin tulekski nagu tähelepanu pöörata, et kas pingutada, tegutseda, näha natukene vaeva, teha tööd iseendaga või minna lihtsama vastupanu teed ja teha enda depressioon hullemaks, ärevus hullemaks ja jääda siis sinna joomise loophole'i lõksu, mis lõpeb arvatavasti pohmakaga, uuesti joomisega ja võib inimese päris põhja või mind vist nagu päris põhja. Piis nii põhja, et isegi täitsa üritasin endalt elu võtta niimoodi, et ma olin blackout drunk ja ise sellest mitte midagi ei mäletanud. 2006 küsib ka väga teemakohase küsimuse, et mida teha suitsiidi vastu. Kuudled väga hästi, et tuleb teha tegusid kainelt. Väga hea. Aga kas suitsiidi vastu, mida teha? Kas see küsimus on siis selles võtmes, et mis aitab seda ära hoida kellegi lähedase inimese suhtes või see, et kui endal tekivad sellised mõtted pähe ja mis siis nendega ette võtta. Ma just küsin täpsustuse, siis ma tean, kuidas sulle paremini vastata lihtsalt. Ja kui kellelgi tekkinud vahepeal siin joomise kohta küsimus, siis anna ka tuld küsi või räägi kaasa, kirjelda enda teekonda, kas siis joomisega või üldse kain olemisega. Minti, tere ka sulle. Väga lahe, et said tulla. Kui sellest nagu, kui rääkida nagu plusspoole pealt ka, nagu siin eelmisel live aegi osades videotes olen teinud, et mis see nagu see päeva pealt loobumine nagu andis. Alguses olid ikka sellised mõtted, et okei, vaatad Insta story'sid, vaatad snappi, inimesed on kuskil, ma ei tea, panevad pidu, möllu, kõik on naeravad, õnnelikud ja siis mõtled nagu, kas see oli ikka õige otsus. Ja siis nüüd peaaegu 2 aastat hiljem vaatad enda neid vanu pilte, kus olin 2 korda suurem, näost paistes, ainukesed mõtted peas oli see, et millal see lõpp ükskord tuleb, et ei tahtnudki elust enam osa võtta, siis ma ütlen, et nagu see päeva pealt loobumine ja siis selle najalt nagu uue elu üles ehitamine ja uued nagu rutiinid, uued sellised väljakutsed ja sihid seada endale elus on nagu toonud FOMO just selles osas, et ma ei taha seda ära lõpetada, mis ma praegu teen. Et kui ma varem mõtlen, et okei, iga nädalavahetus nagu täiesti mälli, siis ma nüüd mõtlen, et nagu, kuidas üldse inimene niimoodi funktsioneerida sai, et sa põhimõtteliselt paned iga päev dinamit, käid täiskohaga tööl ja siis kuidagi oled veel depressioonis ja siis sul on ärevusehäire ja kuidagi hold it nagu together. Et see on päris ulme, milleks inimkeha on võimeline, mida ta on võimalik taluma ja mida ta on võimalik siis ka endast nagu arendama, kui ta nagu käib. Põhjas on täiesti kildudeks, siis ikkagi kuidagi suudad ennast nagu uuesti üles ehitada. Kerge see ei ole nagu selles osas.
et see võib olla kohati väga raske. Aga 2006 mõtle selle küsimuse üle, täpsusta see lahti. See on väga küsimus, mis sa muidu küsisid. Üks boonus veel, või mis see joomise lõpetamise teekond nagu toob. Et mingi hetk, kui inimene on iga päev ärevushoogude all kannatab või paanikahoogude all kannatab, siis see joomise lõpetamine annab sulle võimaluse võtta need emotsioonid ja tunded kõik vastu nagu kõige ehedamal kujul ja samal ajal, kui sa neid õrna uudishimuga vaatad ja lased neil juhtuda, siis võib juhtuda see, et aju kirjutab selle hirmu lihtsalt üle ja sul tekib uus seos, et see ärevus, mis ma tunnen, see ei ole mulle eluohtlik. Ja see võib tuua sellise ahelreaktsiooni, et sa hakkadki enda hirmudele rohkem vastu seisma ja sa hakkad nagu paremaks inimeseks saama iga päev. Ja samal ajal, kui inimene joob, nädalavahetus on näiteks räige rämmar, reede, laupäev, pühapäev isegi näiteks läheb joogi peale, mis siis nagu taustal juhtub. Ja on see, et kui sa oled täis, siis su närvisüsteem peab rohkem pingutama, et üldse säilitada oma sellised rääkimise võime, nägemisvõime, et orienteeruda üldse ruumis ringi, sa pead rohkem pingutama. Ja see ongi see, et kui sa teed seda iga kuu, näiteks 2 nädalavahetust, 3 nädalavahetust järjest, siis ongi see, et kui hästi sa lased oma kehal taastuda. Et kui sinna jääb pikem paus vahele, et sa ongi võib-olla 3 korda aastas näiteks teed sellist asja, siis ei juhtu midagi, aga kui nagu iga nädalavahetus lasta, siis su keha ei jõua nagu taastuda, närvisüsteem vajab kogu aeg pööretel ja siis ongi see, et kui oled nagu pikemalt kaine, siis alkohol läheb kehast välja, aga närvisüsteem ei jõua järgi, närvisüsteem vajab ikka pööretel edasi, siis ongi näiteks pohmakas räigelt hull, et see on nagu selline, et on see vastik alkopohmakas, siis on ärevus, siis on võib-olla isegi paanika, siis on see, et ei taha üksi olla, siis on see, et nagu tahaks kõike muud teha, kui selle tundega olla. Ja kui lõpetada joomine selline kujul, et iga nädalavahetus enam ei pane tina, et võib-olla korra kuus, võib-olla korra 2 kuu jooksul, siis sa annad selle puhvertsooni oma kehal, annad võimaluse taastuda, kõik saab nagu normi paika tagasi minna ja närvisüsteem saab nagu tulla pöörete pealt maha ja siis sul hakkab endal parem, sul hakkab endal kergem. Ja kui inimesel on ka näiteks depressioon või ärevushäire, siis just see sama joomine ja see alkopohmakas see nagu võib nagu jõhkralt võimendada seda ärevust ja see nullib nagu tegelikult kõik enda edu ära, mis sa nagu võid saavutada selles osas, et sa teed endaga tööd, sa võib-olla hakkad trenni tegema, sa hakkad võib-olla toitumist muudad natukene ja siis piisab ühest nädalavahetusest, sa võib-olla hakkad jälle nullist pihta, et kõigepealt on see väsimus, ma ei viitsi, ma ei taha ja siis on äkki see, et okei, kui vaikselt hakkab lubama, siis võib-olla tulevad need depreka mõtted jälle tagasi, võib-olla tuleb see ärevus tagasi ja niimoodi ta võibki ringiratast käia või siis teha teine endale, olla natuke aeg ilma, mingi pikem periood, kellel on probleeme, üldse ei tasuks nagu enam võtta. Aga jah, lihtsalt tuleb küsida endalt, kas jook on see, mis teeb inimese rõõmsaks, mis teeb inimese seltskondlikuks, mis paneb just tegutsema, mis võtab hirmud ära, mis paneb lõõgastuma. Või on kõik need head kvaliteedid inimeses juba by default olemas, et ta ei pea jooma, et ta on niisama ka lõbus, et ta on niisama ka naljakas, et ta on niisama ka seltsiv, et ta saab niisama ka lõõgastuda, et ta saab niisama ka uinuda näiteks. Et kui siin on segatud võrrandisse ka depressioon või ärevushäire, eks ole, et siis on nagu need küsimused eriti tähtsalt iseendalt küsida. Liis ütleb väga hästi, siia veel lisab, see on väga hea point kusjuures, et pohmakaga lisandub veel guilt trippimine, enesekriitika ja vihkamine. See on väga tuttav asi, just et nagu me siin live alguses rääkisime ka, et
et ma just küsisin sellised küsimused, et kuidas joomine inimest mõjutab ja siis oli see, et kas sa kunagi oled oma joomist nagu kahetsenud, oled kahetsenud seda, et need tegevused, mis sa sellel ajal tegid, võib-olla rääkisid, võib-olla kirjutasid, võib-olla saatsid mingi pilte, eks ole, et ja see näiteks ei mäleta ka, mis see võis olla ja siis keegi teine räägib sulle, et mis kõik juhtus sellel ajal, siis on niisugune räige cringe peal. Tere, Elina! Elina vastas sinu küsimusele, et millest teema joomise lõpetamine ja fear of missing out. Ehk siis, et kui ma lõpetan joomise päeva pealt, siis need mõtted, mis tekivad, et äkki ma ei ole enam lõbus, äkki teistel on lõbusam, äkki ma enam ei saa hakkama, äkki ma olen kuidagi välja tõrjutud või äkki mind hakatakse judge'ima, äkki hakatakse mind suruma. Et kõik sellised mõtted, see fear of missing out, mis võib juhtuda. Kui piinlik mul endal on olnud. Mul on olnud sellised, no okei, kõige piinlikum mul on selle ees olnud nagu reaalselt, et need võib-olla chatideks ja üldse võib-olla mingis iba, mis ma olen suust välja ajanud nagu täispeaga, et nagu kõige piinlikum on mul selle ees ikkagi, et kui ma tõmbasin endale ükskord nagu nii blackout drunk, et ma ei mäleta mitte midagi, järkasin nagu enda toa põrandalt, avastan seda, et ma olen enda kõik antidepressandid peaaegu sisse söönud ja ma ise ei mäleta seda. Võt see nagu oli minu see kõige kurvem, kõige piinlikum ja kõige valusam hetk, et teha midagi sellist niimoodi, et siis ei mäleta, et sa oled üldse sükest asja teinud. Et seda oli väga raske nagu vastu võtta. Et jah, piinlikus on, et jah, täpselt, ja mul on endal ka ees ja hea meel. Ja võib-olla see oligi nagu üks see punkt ajas, mis andis selle selguse, et kuule, come on, Silver, mis sa teed, see on ohtlik sulle reaalselt, et sa pead midagi muutma enda elus, et muidu sa jäädki sellesse ringi ja äkki järgmine kord õnnestud, et see pani nagu elu üle järgi mõtlema. Ja siis ongi see, et milline on su enda keskkond ümber, et kas see nagu soodustab igapäevast joomist või see on selline keskkond, kus sa saad just särada, et seda tuleks ka nagu endalt küsida. Ja no üldse, ma ei tea, kuidas praegu selle sotsiaalse surbega on, et enamjaolt on ikkagi see teadlikkus nagu tõusnud, et võiks nagu piiri pidada, võiks nagu vett vahele võtta ja septembris ei joo kampaania, eks ole, et kus inimesed nagu väärtustavad oma tervist, et okei, 20-ndad ja võib-olla ka teismeiga, et kõik on suht nagu tervis on raudne ja üldse nagu tahad olla metsik ja nautida elu, eks ole. Aga siis on see, et ma pean siin kehas olema ju ka kõrgemas eas, et kui ma saan siin 50, 60, 70, et noorena võib-olla jah, tõepoolest suht suvas on nii kauge tulevik, aga siis kui sinna punkti jõuad ja sa oled endal näiteks nagu tervise ära hävitanud, kas siis joomisega, ainete tegemisega, suitsetamisega ja võib-olla saad sinna veel peaauina ka, depressiooni, ärevusehäire või mõne muu psüühikahäire, et siis on nagu see on see koht, kus hakkad mõtlema, et kui väärtuslik ja kui habras on inimese nagu tervis. Et see ei tähenda, et me peame mulli sees elama nüüd kõik, vaid lihtsalt teha kõike teadlikult, et aru saada oma kehast, mis ta ütleb meile, et millal on õige aeg lõpetada, millal on õige aeg tagasi tõmmata ja millal on õige aeg täiega all in minna. Ja ma vahepeal loen siin ühe küsimuse, et kas ma pidin ise oma suhtluskonna täitsa välja vahetama. Tead, see oli niimoodi, et kui ma lõpetasin joomise, siis tegelikult juhtus see iseenesest, et nagu mul tekkisid muud huvid, mul tekkisid muud nagu sellised igapäevarutiinid ja lihtsalt nagu see kaugenemine toimus nagu naturaalselt tegelikult. No niimoodi tagantjärgi vaadates, aga jah, selles mõttes nagu päeva pealt nagu kõik see läbi, et kui lõppes joomine, lõppes ka nagu läbikäimine taolised, et kus nagu see oli hästi pop ja igapäevaselt esindatud. Siis ja selles mõttes ma nagu ei joon, ma panin aineid ka mõnuga, et jah. Et väga hea küsimus muidugi sinu poolt, et ongi see, et milline on nagu sinu ümbrus, eks ole, selline oled ka sa ju nagu seestpoolt, et kui sa oled õiges keskkonnas,
su edule elatakse kaasa, su võite tähistatakse, siin sa saad kriitikat, konstruktiivselt, mitte kriitikat nagu lihtsalt, et anda kriitikat, on ju. Et ja kui keskkond on selline, kus sa saad ise arendada, kus sa saad enda arvamust avaldada, kus on okei rääkida asjadest, et mul on täna halb päev või ma tunnen ennast niimoodi, et see on magus tegelikult. See on väga hea, kui sa saad ilma hukka mõistuta olla, tegutseda ja üldse enda eesmärkidele keskenduda, teha otsuseid, võtta vastu valikuid, julgeda ebaõnnestuda, sellest õppida, uuesti proovida, uuesti ebaõnnestuda ja siis õnnestuda, on ju. Et see, kui sul on olemas toetavad inimesed ümber, siis on kõik asjad paremad tegelikult. Nii et kui sul on vedanud, et sul on ümber head inimesed, siis mul on hea meel sulle. Sest see on väärtus elus omaette, et kui on inimesed, kes on sinuga koos headel hetkedel ja koos sinuga ka halbadel hetkedel, siis need on inimesed, kes ilmselt jäävad sinuga terveks eluks. Ja kui ongi, kui sellest see ka, et nagu just see joomise lõpetamine, et kui mul endal oli selline, no ausalt on selline fucked up periood, siis see oli, et kuule, äkki tõmbaks tagasi või äkki nagu prooviks vähem juua, siis oli see umbes, et nagu võtsid seda rünnakuna, et ei saanud aru, et tegelikult inimene soovis head, aga siis olidki, kuna nad ise endaga nii fucked up, siis jah, ei tulnud see info kõige paremini siia kahe kõrva vahele. Aga jah, siia lõpetuseks võib-olla ongi see siis, et mulli sees ei pea elama, et kõik on siiski ju inimesel lubatud selles osas, et aastatuhandeid on olnud alkohol meie kultuuris, samamoodi ka muud keemilised ühendid, mõnuained ja sellised, eks ole, millest enamik on ju nii-öelda kriminaliseeritud, et igaüks teeb seda oma vastutusel. Aga joomine just selline nii-öelda süütu asi, siis see on meie igapäevaelus sees olnud, seda on sarjades, seda on filmides, seda on reklaamides, ta on ahvatlev, seda tehakse ahvatlevalt, tal on efekt, on ju, kui teda juua. Lihtsalt ongi küsimused ise endale, et kui see sinu elu ei sega, kui sul ei ole kogu aeg halb olla, kui sul on tervis korras, kui sul on vaimne tervis korras, on ju, ja sa suudad lõpetada õigel ajal, sa suudad teha pikki kaineid perioode, sa oled vormis, sa oled hea tervise juures, selles mõttes füüsilise tervise juures, et sul ei ole ekstreemset rasvumist, et sul ei ole neerupuuduslikkust, on ju, siis kui tasakaal on mängus, eks ole, siis on kõik hästi, eks. Ja lihtsalt ongi see, et kui sa tõesti tunned muret enda tervise pärast, mõtled, et äkki peakski vähem jooma, on ju, siis see fear of missing out, on ju, see on täiesti okei tekkima. Lihtsalt ongi see, et tuleb küsida endalt, et aga kui ma joomise lõpetan, siis ma olen ju endiselt ju see sama inimene, kes ma olin ka juues, et ma olen ikka oskan nalja teha, ikka saab minna kuskile avalikesse kohtadesse, ma suudan olla seltskondlik, ma suudan oma ärevusel vastu minna, ma suudan lõõgastuda, et just nagu pöörata nendele küsimustele tähelepanu. Aitäh! Stefani moodi näeb välja. Aitäh! Siis küsimus, et kas ma olen suudnud ka oma vanu tuttavaid panna endasse vaatama. Tead, kus üles ma arvan, et kedagi ikka. Ma arvan. Ja üks asi, mis veel siia lõppu on ju, et jälgida just see, kuidas me hakkame mingeid asju tegema, just nagu see dopamiini ja serotoniini protsess on ju, et kui me saame mingi räige asjaga hakkama, mille nimel me oleme palju pingutanud, mille nimel me oleme palju vaeva näinud, see saab üks hetk tõeks, eks ole, siis tekib selline saavutuse tunne, eks ole, et sul on nagu külmavärinad tulevad mõnikord peale ja üldse on selline hea olla. Dopamiin, serotoniin, sa pingutasid, sa nägid vaeva, sa said selle asja kätte. See on selline, kuidas see naturaalselt toimub. Siis see vastu, kui on pingeline, et pinge, paha, tõmbad ringi 2 sisse, tuleb ka selline tuimestav tunne, aga samal ajal vallandub see dopamiin ja serotoniin ja lihtsalt siis tulebki nagu veenduda, et selleks ei saaks see uus muster
et mitte joomine ei tee asju korda, vaid inimese enda tegutsemine, inimese enda panus, kohale minemine, sõltumata enesetundest ja lihtsalt järjepidevus. Ebaõnnestumine viib õppimiseni, õppimiseni viib uuele katsele ja kui on piisavalt õpitud, siis saavutad ka edu. Aga aitäh, et te liitusite siin vahval neljapäeva õhtul, rääkisite kaasa, küsisite väga häid küsimusi. Kohtume järgmine nädal uue teemaga, mis on siis samamoodi seoses septembris jookampaaniaga. Ja täna siis oli see joomise lõpetamine ja fear of missing out ja üldse siis nende taustaprotsesside mõju. Näeme varsti, vaadake videoid, kes soovib nõustamist, kirjutage, kes teab kedagi, kes vajaks nõustamist, soovitage. Ja minu mailboxi võib kirjutada, TikToki võib kirjutada, Instagrami võib kirjutada, Facebooki võib kirjutada, aga seda kõike siis kogemusnõustaja Silveri alla. Aitäh, et olite, soovin teile väga palju positiivseid mõtteid ja kui on raske, siis see läheb mööda, kui on hästi, see läheb mööda, lõppude lõpuks kõik möödub. Olge mõnusad. Tšau!